Ja siis me räägime veel ühest võitluskunstist. Ühest võitluskunstist, mis on pärit Filipiinidelt, aga seda harrastatakse Eestis juba 20 aastat. Eskrima on selle nimi ja kõigepealt siis vaatame ära, millest me täpselt siis räägime. Mina tänan praegu ja ole hea, päästa mikrofon ka läks päriselt võitlemiseks ja Allan sinu kõrval, meie sinuga Raivo hakkame praegu juttu ajama, et tegelikult kas niimoodi üksinda saab ka trenni teha või? Ja ikka saab, et täiesti üksi tegemise jaoks on eraldi kabad. Natuke hingeldan. No sa hingeldadki tõesti, ehkki see episood ei olnud väga pikk, aga see võtab füüsiliselt täitsa läbi või? Ta on intensiivne jah, et ta ikka annab hea toonuse see tegevus. Ja üksi tegevuse jaoks on sellised pöörituse harjutused, twirlings, if you can show. Ja seda saab üksinda teha, aga üldiselt ikkagi koos paarilisega. No tule siia poole, palun natuke. Ikkagi siin on veidi sellist ruumi vaja, et mis pihta ei saa. No kui sellest asjast mitte midagi ei jaga nagu mina, siis kirjelda mulle, millega tegu on. Mulle tundub see kõik nagu tohutult ohtlik, kui ma kõrvalt vaatasin. Isegi see, kui Allan üksinda seda teeb, tundub see mulle ohtlik. See on kindlasti, me harjutame seda hästi ohutult, et jälgime nagu kõiki ohutusreegleid, et saaks nagu kaua harjutada, sest kui kohe viga saada, siis ei taha keegi enam jätkata. Et kindlasti jah, hoolega jälgime, et kõik on nagu õige. Ja see on kasulik ja tore sellepärast, et arendab keha koordinatsiooni ja motoorikat just ka nii parema kui vasaku poole pealt. Ja kindlasti enesekaitseks väga kasulik. Kui vana see võitluskunst on? Kus see alguse sai Filipiinidel? See on saanud alguse jah Filipiinidelt ja see on ikka väga vanast ajast. Ta on kindlasti palju saanud mõjutusi ka hispaanlaste poolt, kui nad Filipiinid vallutasid, aga see on nii-öelda kohalik ja traditsiooniline võitluskunst. Ja kui palju harrastajaid praegu on seal samas Filipiinidel ehk, et kui elujõuline ta on? Filipiinidel ta nüüd saab nii-öelda uuesti teist hingamist, et ta on kuulutatud rahvuslikuks spordialaks. Sellega toimuvad hästi palju võistlusi praegult ja järjest suuremale tasemele üritatakse saada nende võistlustega, et ka seal, mis on see Southeast Asia Games, on üks eesmärk, kuhu nad tahavad pürgida Aasia olümpiamängudele nii-öelda selle rahvusliku spordi viia. No kuidas ta siis otsapidi Eestisse on jõudnud see võitluskunst? Ikka selliste üksikute fanaatide kaudu, nagu sina? Nagu mina jah, et kes on noorest peast hästi palju Bruce Lee filme vaadanud ja tahtnud ka nii ägedaks ja osavaks saada, et kindlasti Bruce Lee oma filmides on ka reklaaminud nii-öelda seda võitluskunsti. Küll mitte välja nimetades, aga see, kus ta 2 kepiga seal toimetab, see on tema sõbra poolt õpetatud talle ja see on Filipiinide võitluskunst. Kaua sina seda harrastanud oled? No mina olen nüüd ka jah, 20 aastat seda harrastanud. Ja täpselt nii kaua on see Eestis ka siis olnud? Nii kaua see on Eestis olnud. Nüüd see, mis me täna näitasime, see on natukene uuem liin, et nagu ikka neid stiile on nagu palju. Ja see liin on siis praegult nüüd 3. aastat on suurmeister Allan siin meil külas ja saame nii-öelda otse Filipiinidelt värsket
värsket materjali. Värsket teadmist. Varem meie harjutasime õpetajate kaudu, kes tulid Inglismaalt ja läbi Soome tulid. Ja nüüd on meil otseliin otse Filipiinidele. Ja palju Eestis harrastajaid on? Ma tean, et Tõnu Karjatse, kes meil kultuuriuudistega tegeleb. Tema tegeleb ka eskrimaaga. Tõnu on tubli harrastaja. Et ütleme, Eestis on praeguseks hetkeks juba ka 3 klubi, kes tegelevad eskrimaaga, 2 Tallinnas, 1 Pärnus. Ja meie klubis on kuskil, ütleme, 20 harrastajat. No aitäh jutuajamise eest, Raivo. Ja tegelikult võiks siis nüüd natukene lõpetuseks veel demonstreerida nii poole minuti jagu seda eskrima võitluskunsti. Please show twirling more, some 30 seconds.